We are back. Ma olen viimasel ajal vaadanud YouTube'is, mulle täiega meeldivad need true or false nii-öelda Q&A videod ehk siis küsija vastu videod, aga true and false vormis ja küsimused on seekord suhteliselt juicy'd isegi. Siin on nagu tavalisi küsimusi ka, aga siin on ka juicy'sid küsimusi. Screenshotid teinud endal telefoni nendest. Ma arvan, ma lihtsalt hakkangi pihta. Ma alustan lee pealt ja siis vahepeal viskan sinna vahele midagi põnevat. Esimene true or false küsimus on, kas sa veibid? Ma isegi ei oska sellele otsest vastust anda nagu ei, ma ei veibi, aga kui ma olen vahepeal joonud, siis mul tekib veibiisu. Vahepeal ma olin suhteliselt siuke, et I'm addicted, ma tegin iga päev veipi. See oli päris siuke, korralik sõltuvus. Aga siis ma reaalselt peale jõule olin nagu, ei, ma enam ei viitsi, ma enam ei taha, kuni vist mingi 2 nädalat tagasi ma läksin välja ja ma leidsin endal taskust alles jäänud veibi ja ma kimusin seda ja peale seda mul vahepeal isutab. Nii et ma üritan uuesti mitte seda teha, aga nagu vahepeal teen. Kas on tõsi, et sa oled fully hetero? Mul oli kunagi mõnda aega siuke... Ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Ma ei olnud endas täiesti kindel. Ma hakkasin nagu enda peas mõtlema, et am I gay? See kuidagi nagu, see ka ei olnud see, sellepärast, et ma ei vaadanud naisi selle pilguga, et ma tahaks nendega nüüd midagi teha või nendega koos olla. Ja siis mingi hetk mul oli siuke, et okei, et ma olen 100% straight, sest mul hakkas boyfriend tekkima ja ma olin mingi poissi suudelnud ja mulle meeldisid poisid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, aga Ruby Rose on mega ilus, siis kui välja tuli Ruby Rose'ist mingisugune siuke lühifilm või mingi asi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma olen biseksuaal. Ja siis see läks ka nagu üle. Ja nüüd mul on nagu fully ainult mehed on nii, et nagu meeldivad. Ma ei tea, kuidas sellele vastata. Ma olen siuke nagu, ma ei tea, ma ütleks, et ma olen hetero 90%. Sest ma ei tea, nagu jaa, mul on girl crush olnud, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et ma tahaks midagi enamat sellest. Kas sa oled kunagi midagi varastanud? Jaa, ma arvan, aga mingit suurt siukest asja, nagu ma varastanud ei ole, ma ei ole poest kunagi midagi võtnud. Ainuke seik, mis mul pähe tuleb ja minu meelest ma olen rääkinud ka sellest. Olin vist 8, 9, 10, ma ei mäleta isegi vana ma täpselt olin. Mu emmel oli sõbranna, kellel oli väiksem tütar. Ja tal oli, tollel ajal sai Barbie mingi suurte komplektidega, sai ka siukseid küüsi. Nad olid vist siukse nagu teibiga, mis sa said peale panna. Ja ma ei tea, mis põhjusel see nii tõmbas mind ja ma väga tahtsin endale neid küüsi. Ja ma isegi ei võtnud nagu full seti, ma ei võt 10 näpu küüsi, ma reaalselt võtsin vist mingi 5 või 6 küünt endaga kaasa. Ma ei kandnud neid kunagi, sest ma ei tahtnud, et mu emps küsiks, kust sa need said. Ma lihtsalt tundsin, et need on midagi, mida mul on vaja. Aga kasutust ma nendest ei saanud. Ma isegi ei tea, miks ma seda tegin. Ma lihtsalt tundsin, et tal on nii ägedad asjad need ja ma tahan, et mul ka oleks. Aga reaalselt peale seda mitte midagi pole võtnud. Kas ma olen kunagi pidanud kodust põgenema, et välja saada? Jaa. Aga see on veits teistsugune lugu. Teravast mõtled, et ma mingi sneakisin out, et peole minna või ma ei tea, mida teha. Ma olin 19 või ma olin 20, ma ei mäleta. Ja mul oli mu esimene nii-öelda siuke midagi tõsisemat. Tüüp siis, kellega ma esimest korda elus magasin, ei meeldinud mu emale. Issand jumal, see story. Ja me salaja saime ikkagi kokku ja salaja suhtlesime. Ja kui emps sai teada, et me oleme salaja suhelt, me jäime vahele, nii et ta tõi mu kodutänava algusesse ja ma tulin autost välja ja mu emps hakkas just tööle kõndima. Ja ta nägi ja ta lihtsalt seisis ja vaatas mind niimoodi ja kõndis minema. Ja ma jooksin oma empsile järgi mingi nuttes. Meil tuli suur tüli sellest ja siis
ma läksin koju tagasi, emps tuli koju, ma sain seal mingi peapesu ja ma põgenesin maja taha, nagu maja taga oli mets. Ma põgenesin sinna ja ma 2 tundi nutsin ja kuulasin Rihanna seda, mingi Ameerika laul on tal, ma kuulasin seda, istusin kuskil kivi peal ja nutsin. Ma olin väga dramaatiline, aga mom was right, emad teavad kõige paremini. He wasn't the one. Siin on siuke küsimus ja ma tahaks teada, mis on pannud inimesi seda arvama. Aga kas on tõsi, et sulle ei meeldi Desiree mumm? Nagu ma võin suhteliselt mõelda, mis ajal see mõte võis tulla. Ma arvan, et see võis sellel ajal tulla, kui ta väga palju Marilyn Nauga suhtles. Ma ei tea, kas ta ikka veel suhtleb, aga Marilyn Nau mulle isiksusena ei meeldi. Ja ma nägin TikTokidest ja nagu netist, milline vibe Desireel oli ja see oli täpselt sama vibe nagu Marilyn Naul. Ma olin mingi, see ei ole minu tüüpi inimene. Desiree mul ei ole tõesti su vastu mitte midagi ja nagu kui sa seda vaatad, hi, all is chill. Seega ei, mul ei ole Desiree vastu midagi, ma ei tunne teda, ma ei tea teda, ma ei ole teda isegi kunagi kohanud. Ma tean ainult, et ta teeb üliilusat meiki ja et ta reactis Twitterile. See on kõik, mida ma tean. Nii et vastus on ei. Aga mingi hetk oli nagu ja. I don't know. Igatahes hetkel mul ei ole mitte midagi vastu. Kas on tõsi, et sa oled taimetoitlane? Kes veel ei tea, siis ma olen oma elus olnud vegan 9 kuud. Ma olin taimetoitlane vist mingi 1,5 aastat, kui ma Soomes elasin. Kauem. Ma olin Inglismaal ka taimetoitlane. 2 aastat ma pakun. Annamaja ajal, kui ma olin Eest tagasi tulnud, siis ma olin pesketeerian, ehk siis ma sain ainult mereande. Nüüd ma vahepeal sain liha, kõike liha. Ja nüüd ma jälle söön ainult linde ja mereande, et ma ei söö loomset liha. Ma ei usu, et ma hakkan ka kunagi uuesti sööma loomset liha. See paneb mind paremini tundma, kui ma seda ei söö. Ja ma tunnen, et ma teen tervislikumaid valikuid, kui ma seda ei söö. Nii et jah, ma ei ole taimetoitlane, aga ma ei söö loomaliha. Ma söön ainult linde ja kalu. Kas sa oled peol rohkem kui 1 kutiga musitanud? Jaa, olen. Taaskord Wild Ada Inglismaal elas veits teistsugust elu ja 2 kutiga musitasin. Aga see oli ainult see 1 kord, sest mul ei tule ühtegi teist korda pähe. Kas sa oled mõelnud teha OnlyFansi? Loogiline, et ma olen mõelnud selle peale. Ma olen mõelnud, mis siis saaks, mis võimalused mul oleks. Ma jälgin TikTokis ühte tüdrukut Anna Paul, kes on Austraaliast ja ta teenib reaalselt miljoneid. Ja ma ei räägi aastas miljoneid, ma räägin, ta teenib paari kuuga miljon. Et jaa, ma olen mõelnud, et mis siis saaks. Ma olen isegi mõelnud, mida ma sinna postitaks, aga ma ei tee mitte kunagi OnlyFansi. Kas on tõsi, et tegelikkuses sa ikkagi soovid lapsi kunagi? Nagu jaa, 1 või 2 või 3 või mul ei ole vahet, palju neid kunagi tuleb, kui nad tulevad, siis nad tulevad, aga hetkel mulle ei meeldi lapsed. Ma olen 26, kohe 27. Kui ma 30 olen, küsigi mult uuesti, kas ma tahan lapsi saada, sest ma arvan, et siis võib-olla. Aga ma tahan enne olla abielus, ma tahan, et mul oleks mega stabiilne sissetulek ja ma ei mõtle sellist, et ma teenin 2000 eurot kuus, ma mõtlen siuke, et ma teenin 3-4 vähemalt. Tahan, mul oleks oma mingi korter või maja. Ma tahan enda jaoks enne elada ja enda jaoks kõik asjad enne ära teha. Reisida nii palju, enda peale raisata, panna ennast esimesele kohale. Nii kaua kui võimalik, enne kui ma üldse mõtlen selle peale, et kedagi teist siia ilma tuua. Ja teiseks ma olen hingelt veel nii nagu wild and free, et ma lihtsalt tean, et ma vajuks mingisugusesse masendusse ja ma lihtsalt ei ole selleks valmis, aga tulevikus probably tahan. See on tõsi, et sa oled mõelnud teha rasvaimu. Ja ma mingi aeg rääkisin ka, et kui ma alla võtan, siis ma tahan minna rasvaimusse. Seda muidugi ei juhtunud ja ma olen leidnud palju parema viisi sellest rasvast lahti saamiseks, mis on actually trenni teha ja tervislikult süüa. Ma olen kõige vähem iluoppide vastane inimene. Seega mõtteid on mul igasuguseid peast läbi käinud, aga mul hakkab rahast kahju. Hetkel ma küll selle pointi ei näe, ma olen nii noor ka veel. Võib-olla kui ma olen mingi lapsi kunagi sünnitanud ja ma olen vanem ja siis ma tunnen, et ma tahan nagu
body boost'i, siis ma teen. Siit tuleb juicy küsimus. Kas sa oled kunagi tuntud inimesega timminud? Vastus on ei. Aga mul on üks veits funny story. Ma nimesi ei nimeta, aga ma olin kroonikapeol. Ja ma olin just oma praeguse elukaaslasega suhtesse läinud. Ja ma olin inimestega, keda ma tunnen. Ja paratamatult siis chatite ja värki ja ma rääkisin, ma olen kõigega rahul. Nagu väga-väga rahul. Ja siis see teatud tuntud inimene vaatas mulle silma sisse ja ütles, sa pole veel lihtsalt mind saanud. Ja siis ma olingi mingi okei, lähme istume nüüd kõik koos mu mehe autosse. Te võite kommentaaridesse kirjutada, kes te arvate see on. Ma ei ütle kunagi, kes seda ütles, aga te võite arvata ja omavahel arutada seal. Aga jaa, süüke seik oli. Kas on tõsi, et su suurim eeskuju on Kylie Jenner? Mida hell? Ei. Reaalselt kuulsus ja inimene, keda ma jumaldan ja kes on päriselt ka hea eeskuju ja kes on nii palju head teinud loomade ja inimeste jaoks, kes on UNICEF-i kõige noorim ambassador maailmas, kes kunagi oli Selena Gomez. Võt tema on keegi, kes peaks kõigile iidol ja eeskuju olema. Kylie Jenner? You serious? Lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib, milline ta välja näeb, ei tähenda, et ma ta tööeetika ja sükeste asjadega nii-öelda nõustun. Ei. Aga Selena Gomez on inimene, kes reaalselt võiks olla ka eeskujuks inimestele. Kas on tõsi, et sa oled koolis alkoholi joonud? Jaa, see on tõsi. Mul on 2 seika ja ma ütlen kohe, et ma ei poolda alkoholi joomist koolis ja kui sa üldse oled alaealine. Aga Soomes, kui sa kooli lõpetad, siis on siuke nii-öelda kaubikuga viiakse sind minema ja koolipäev on ikkagi sul tavaline, aga nagu see on sinu lõpetamistseremoonia põhimõtteliselt. Ja ikka kui kooli tuled, siis joogid on kõigil laual. Me olime täiskasvanute gümnaasiumis ka, võib-olla seal olid teised reeglid. Me olime kõik koolipäeva lõpuks nii purjus, ma olin mingi kassivurrudega ja mingi nina oli mul kassi oma ja ma nägin täiesti kapsas välja lõpuks. Ja siis sõidad ümber Helsingi seal kaubikus ja mingi joogid, viinapudelid ja õlled on käes. Ja, olen. Ja minu meelest kunagi ma olen ühe korra veel koolis ühe lonksu võtnud mu klassiõde Melissa, see ei ütle teile ka niikuinii midagi, võttis kooli kaasa viinapudeli ja me olime mingi 14-15 või mingi mul on nii rasked ajad. Ja tal oli viinapudel kaasas ja ma mäletan, et ma võtsin sealt ühe lonksu. Aga jah, ma võtsin viinapudelist ühe lonksu ja ma olin nagu mingi that shit nasty. Aitäh, aga ei aitäh. See on väga isiklikult tunduv küsimus, aga kas on tõsi, et sa olid Väänõ-Jõesuust ühe poisiga koos? Ei. Ma tean Väänõ-Jõesuu inimesi paratamatult, kuna ma kasvasin Tabasalus ülesse. Ma tean Väänõ-Jõesuukaid, aga suhtes. Kui ma just mingi elu pole vahele jätnud, siis ei, ma ei ole mitte kellegiga sealt koos olnud. Ma tahaks nüüd teada, kes sükseid nagu mingi vale lugusi levitab. Oh my god, ma olen selle Aadaga suhtes olnud. Tabasalu aja elu jooksul nagu mul oli üks boyfriend ainult ja tema elas ka Tabasalus. Ja lõpetame viimase küsimusega, ma arvan. Kas on tõsi, et sul on kunagi olnud pregnancy scare'i? Taaskord, ma olen 27 aastat vana. Kas otseselt nagu scare? Aga siuke, et mul on päevad hiljaks jäänud. Ma pean testi tegema. Ja siis mul ei ole kunagi midagi olnud. Ma ei ole kunagi rase olnud. Aga muidugi on siukseid hetki olnud, kus ma olen oma elu jooksul pidanud rasedusteste tegema. Aga seda ei ole ka palju, see on võib-olla mingi 10 testi terve mu elu peale. Nii et... Aga jaa, ma ei oleks arvanud, et ma nii juicit informatsiooni jagan, kui ma täna jagasin. Üle pika aja oli fun teha midagi siukest. Siukest, mis mind nii-öelda alguses ka tuntuks YouTube'is tegi. Aga ma loodan, et video meeldis. Järgmise nädala video tuleb väga fun, väga fresh. Tehke kõike seda, mida YouTuberid video lõpus alati paluvad, et te teeksite. Tehke seda minule ka. Ja näeme juba esmaspäeval. Tšau!